Kadrina Hõbenõude ja toob siis selle Opeli hoopis tagasi Tartusse, et seal tekkis mingi ongelma ja lähme toome siis selle Opeli ära Tartusse. Vaatame, mis siin veel toimub. Esimene tankla siin Kadrinas Premium 7, kus saab ikkagi Dr. Rossi, Valentino Rossi, siis nii-öelda Monsterit ka ja see on minu arust kõige parem Monster, see on mõnus siin Fanta maitsega. Mulle vähemalt meeldib. Noh, Opel peal nagu naksti. Nagu naksti on ka mul vist. Mul on paar sõna, mis ma siin YouTube'is kogu aeg kasutan tihti, aga päike paistab ja soe, tead, väga-väga mõnus. Mulle nii meeldib, äge. Neljapäev ja see kaubik koorub nagu ma ei tea mis asi, aga ma sain täna hommikul haagise kätte ja vana vints oli siin suht all ja nüüd uus koht on see, aga ei mõelnud vist seda asja korralikult läbi, sest auto peale sõidab, siis et haagis alla kukuks, peab ta suht nina siia ettepoole tulema ja ma kardan, et see jääb ette, et sõidab stangega vastu. Seega, ja tal on nii loll ka see, et teda ei saa väga kuhugi mujale panna, sest see oli ainuke nagu võimalik koht, aga me teeme vist ümber niimoodi, et see vints tuleb siia niipidi ja sinna läheb siis see nii-öelda, et saaks sealt ikkagi tõmmata, et siis sa vendad siit. Et siis peaks timm saama, et ma kardan jah, et ma ei viitsi isegi nagu seda arutlesime küll, et testib ja vaatab, aga ma olen suht kindel, et ta jääb ette. Et siis sellega on praegu sellised lood, et veits kehvast ja ma ei taha praegu sinna nagu seda elektrivintsi ka panna. Kuigi võiks teha, see on tehtud, aga käsivintsiga nagu rendi mõttes nagu tundub nagu palju vähem lollikindlam või nagu just lollikindlam, et kui ta oleks elektrivints, siis seal aku ei lae ja nii edasi ja kui kellelgi on kehva pistik, lisaelektrisüsteem maksab ja praegu see variant, kuigi siia on juba päris palju raha läinud selle peale, siis vaatame, teeme selle teise variandi ära ja vaatame, kuidas ta töötab, et ei taha praegu elektrivintsi sellele haagisele siia peale panna. Esmaspäev 27. ja selline saab sai peale võetud, selle saabil on, ta ei tuvasta seda võtit ära, roolilukk on peal ja nüüd ka vints lollitab, et sai ta nagu peale tõmmatud ja tavaliselt kui ma peale ära tõmban ja rihmad külge panen, siis ma lasen nagu vintsi järgi, et auto saaks amortidest ilusti vetruda ja ei oleks nagu vintsil pinget peal, aga vints lollitab ja mul see vints on niikuinii suht pidune, et tegelikult ta ongi nagu vaja välja vahetada ja hetkel tundub, et tal siin see üks klemm on liiga taha läinud ja tõksutab. Ma ei saa vintsi siis järgi anda, et saaks selle konksu tagant ära võtta, et ma vaatan järsku seal, kui ma selle auto ära viin, et sealt saaks ristpeaga võtit, et teha need lahti ja seal seda kontakti nagu paremaks teha, et võib-olla siis saan. Ja kui siis ka ei saa, siis alati aitab rauasaag ja siis ongi põhjus see uus vints peale ära panna, et see vints on tegelikult suht väsinud juba. Teisipäev ja hetkel siin Tallinnas politseis ja sai otsitud siis pass ära ja Mari-Liis peaks ka iga kell kohe tulema. Ta oli kohe pärast mind, aga kuna see parkimine on siin nii ja naa, minu arust ma olen praegu siin tööliste parklas vist üldse, sest seal vähemalt nii kirjas oli, et siis tuli nii igaks juhuks auto peale ära. Näed, Mari-Liis tulebki, et uus pass on päris äge, et see on plastik see ja värgid-särgid, et väga tuus. Ma ei hakka passi sisse näitama, aga jah. Ja passid saame kätte ühe väikse põhjusega, veel ei ütle päris seda
põhjust mõistetage ise, aga ma arvan, et te saate aru küll, miks inimesel võiks passi minna vaja. Ja võtame selle marikese peale. Jah, nüüd oleme jälle eestlased. Ära karju minu peale. Lasta alla. Ta on sees tühi. Aga huvitav, et see on siis nii väike parkla või kuhu veel saab? See, sinna saab, see on kliendi park. Joll, seal oli silt töö. Ei ole sama, jah. Ilusad passid on, jah. Aga jah, et praegu kell on hommik 9, et me tulimegi nagu 9, kui avatakse. Okei, 15 minutit hilinesime, aga ei ole hullu. Et mul on täna nagu teisipäeviti kaupa vähe ja et siis tulime nagu, otsisime ära enda kiirpassid, sest meil läks meelest, et me peame ju passid ka tegema. Aga veel ei ütle, kuhu lähme. Kas üldse lähme? Võib-olla tegeme niisama passid on. Aga nüüd paneme tagasi Tartusse selline hästi kiire Tallinna otsa. Hetkeseisuga see vints nagu enam-vähem sobib, et see vahe siin ei ole nii suur, et hetkel jääb vints niimoodi. Raimar Transport teostab puksiirivedu, kaubavedu üle Eesti. Vajadusel võimalik kaubikut ja puksiiri ka rentida. Rohkem infot raimar.ee või Facebooki lehelt Raimar Transport. Reede ja kätte jõudnud selline aeg nagu Sakuga saab tänasest kõik. Et siin võtsingi natukene kooki. Kuna siin on selline traditsioon, et kui kellelgi on sünnipäev, siis tuuakse mingi kooki ja mahla. Ja kuna mul 5. oli sünnipäev, aga ma teadsin, et ma kuu lõpus lähen ära, siis ma mõtlesin, ma toon kuu lõpus nii-öelda 2 kärbest 1 hoobiga, aga tõesti siin ma ei usu, et videodes väga välja on tulnud, aga kogu aeg on olnud mul see nagu tagakuklas ja juba viimased 6 kuud on tegelikult see teada, et märtsiga saab mul kõik ja täna ongi viimane päev ja siis lõpeb Sakuga koostöö ära ja on siis tegemist nii-öelda minu enda sooviga, mitte et ma saan kinga nii-öelda, vaid ma ise otsustasin ära lõpetada, et kui kõik kaartid on niimoodi mulle kätte mängitud, et siis mulle tundus, et see on hea võimalus siis lõpetada nagu see suund ära, mis algselt oli plaanitud nii-öelda, kui ma veel Margusega koostööd tegin või koos seda asja ajasime, siis oligi meil nagu 2 vahel valida, et kas tegeleda selle puksiiri autotranspordiga või vedada nagu toidukaupa ja siis tol hetkel nagu just oli tulnud artikkel ka, kus Leedu või Euroopa suurim transpordifirma ütles, et inimesed vajavad 3 korda päevas süüa. Ehk siis võtsime selle nagu enda mantraks, et siis sellel suunal nagu tegutseda, et hakata laieneda nagu toiduvedamisvaldkonnas. Aga kui niimoodi praegu asjad läksid, siis ma mõtlesin, et hea aeg see suund nagu ära lõpetada ja vaatame, millega ma siin täpselt nüüd keskenduma hakkan, aga igal juhul Sakuga saab täna kõik. Kes siis mõtleb kogu aeg, et mis kuradi Sakust ma räägin, siis see on see, millest ma räägin. Et sul on selline alus, näiteks Lucky Loore, see tuleb kõik laiali vedada käsitsi. Osadesse kohtadesse saad ka käruga vedada, aga osad kohad on puhas käsitöö. Ja nii ongi, et sellist tööd ma olen teinud ja nüüd saab sellega kõik. Praegu siin vana puksiiriga saab sõita ja kasvanud neid veab. Siin ET-l on hea
suur aken ja pilt töötab. Aga jah, ma pean kas sillast endi tegema või siis selle rooli korra lahti võtta uuesti peale magama, et see hoiab natuke liiga viltu. Et jah, sillast endi või siis lihtsalt, kuna ta otseselt nagu väga tegelikult ei kisu, siis peaks lihtsalt rooli korra lahti võtma ja sirkad tagasi panema. Ja ongi kõik, kell on 7 õhtul ja Sakuga sai just kõik ja liigun tagasi. Lähen koju ja täitsa selline kuidagi nukker tunne või samas on nagu põnev, et nüüd kõik see, mis ees ootab, on nagu selline uus ja huvitav. Aga samas ka kindel sissetulek läks nii-öelda ära ja selline palju ootamatust on ees. Aga midagi ei ole teha, see töö võttis mult põlve ära, ma loodan, et põlv taastub ja ranne või see käsi on ka valus. Et loodetavasti põlv taastub, aga praegu viimasel ajal oli kogu aeg valus ja ega siis midagi, et ma täpselt ei tea kaua, sest ma olen seda teinud ka tavatööna ühe teise firma alt ja nii edasi, et sellega on väga pikk ajalugu koos, aga paraku jah, läks nii ja mis sa ikka teed. Vaatame, mis see elu nüüd toob, aga jah, alguses ma kindlasti üritan natukenegi puhata. 5 aastat, põhimõtteliselt ettevõtte loomisest alates pole mul puhkust olnud ja kõige pikem paus oli 4 päeva, see Hiiumaa trip. Et nüüd üritaks ainult nädal 2 rahulikult olla ja vaatame, igal juhul väike hirm, aga samas ka põnevil ja hetkel läheb koju, et täna oli küll viimane päev, aga samas ongi nii väsinud on olla ja ega siin see viimased kuud läksid ikka väga raskelt, kuidagi nagu jõudu ja motivatsiooni üldse ei olnud. Aga nüüd on see tehtud ja vaatame, mis edasi saab.